Tere kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2020. aasta laia matemaatika riigieksami, osa 1. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda teie omadest, kuid vastused võivad ikka tulla samad. Kõik vastused on kontrollitud Harno lehel olevatest eksamimaterjalidest. Ilusat vaatamist. Ülesanne 1. On antud mõrud A ja B, kus arv A on positiivne reaalarv. Punkt 1. Koostage avaldis A korda B ja lihtsustage see. Saame esimeses mõrus lugejas kirjutada A -4 lahti ruudu valemina ehk ruutüür A -2 korda ruutüür A pluss 2. Nimetajast saame sulgud ette tuua ruutüür A. Teises mõrus saame lugejas murru ette tuua A ning nimetajast sulgud ette ruutüür A. Viime kõik nüüd ühisele murrujoonele. Maha saame tõmmata A ruutüür A pluss 2 sulud ning ruutüür A pluss 1 sulud. Jääb alles ruutüür A -2. Punkt 2. Leidke arvu A väärtus, mille korral korrutis A korda B võrdub 1-ga. Paneme võrduma ruutüür A -2 1-ga, viime 2 teisele poole ning saame, et ruutüür A võrdub 3-ga. Võtame terve rea ruutu ning saame, et A võrdub 9-ga. Seega vastus on, et lihtsustatud avaldis on ruutüür A -2 ning arvu A väärtus on 9. Ülesanne 2. On antud aritmeetiline jada 7, 11 kuni 335-ni. Arvutage selle jada kõikide liikmete summa. Sellest tekstist on teada, et A1 võrdub 7-ga ning A2 võrdub 11-ga. Kuna me ei tea, mitmes on 335, on see tähistatud AN-iga. Et leida D ehk liikmete vahe, lahutame A 2-st A1. Vastuseks saame 4. Kasutame AN valemit, et leida mitmes liige see on. Paneme arvud valemisse ning eraldame N-i. Vastuseks saame 83. Kuna otsitakse kõikide liikmete summat, on meil vaja SN valemit. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 14 193. Seega vastus on, et jada kõikide liikmete summa on 14 193. Ülesanne 3. Riina lahendas valikvastustega testi, milles oli 3 ülesannet. Igal ülesandel oli 4 vastuse varianti, millest ainult 1 oli õige. Riina valis kõikide ülesannete vastused juhuslikult. Kui suur on tõenäosus, et punkt 1. Kõik valitud vastused olid valed? Tõenäosus, et kõik valitud vastused olid valed, peame korrutama 3/4 3 korda järjest. Vastuseks saame 27 jagatud 64-ga. Punkt 2. Kui suur on tõenäosus, et vähemalt 2 valitud vastustest olid õiged? Leiame algselt tõenäosuse, et 1 vastus on õige. Selleks korrutame kombinatsiooni valemi, kus 3 ülesandest 1 on õige ning korrutame selle õige vastuse tõenäosusega ning 2 tõenäosust, et see vastus oli vale. Vastuseks saame samuti 27 jagatud 64-ga. Tõenäosus, et vähemalt 2 vastust on õige. Selle jaoks lahutame 1 ehk 100% mõlemad tõenäosused ning saame vastuseks 10 64 ehk 5 32. Seega vastus on, et tõenäosus, et kõik valitud vastused olid valed, on 27 64 ning tõenäosus, et vähemalt 2 vastust olid õiged, on 5 32. Ülesanne 4. Punkt 1. Tuleb lihtsustada selline avaldis. Koosinus 2 alfa saame valemina kirjutada kui koosinus ruut alfa miinus siinus ruut alfa. Siinus 2 alfa saame kirjutada aga kui 2 siinus alfa koosinus alfa. Maha saame tõmmata siinus alfat ning alles jääb 2 koosinus alfat. Viime kõik ühisele murrujoonele, korrutades 2 koosinus alfat koosinus alfaga. Koosinus ruut alfa miinus 2 koosinus ruut alfat jätab alles miinus koosinus ruut alfa. Miinus siinus ruut alfa miinus koosinus ruut alfa saame kirjutada kui miinus 1. Vastuseks jääb miinus 1 jagatud koosinus alfaga. Punkt 2. On antud funktsioon fx võrdub miinus 1 jagatud koosinus x-iga. Leidke lõigul miinust piist piini need x-i väärtused, mille korral funktsioon ei ole määratud. Funktsioon ei ole määratud siis,
kui nimetaja võrdub nulliga. Paneme koosinus x võrduma nulliga ning võtame miinus koosinus. X on kas pi jagatud 2 või miinus pi jagatud 2. Seega vastus on, et lihtsustatud avaldis on -1 jagatud koosinus alfaga ning funktsioon ei ole määratud siis, kui x võrdub pluss-miinus pi jagatud 2. Ülesanne 5. Aprillis oli aianduskaupluses õuna- ja pirnipuude istikute eripakkumine. Vähemalt 10 õunapuuistiku ostmisel oli ühe istiku hind 20% võrra tavahinnast madalam ja vähemalt 10 pirnipuistiku ostmisel oli ühe istiku hind 1/4 võrra tavahinnast madalam. Ühe pirnipuistuki tavahind oli 3 euro võrra kallim kui kirsipuistuki hind. Punkt 1. Urmas ostis 15 õunapuistikut, 3 pirnipuistikut ja 4 kirsipuistikut ning maksis kokku 392 eurot. Margus ostis 8 õunapuistikut, 16 pirnipuistikut ja 2 kirsipuistikut ning maksis kokku 450 eurot. Arvutage ühe õuna, pirni ja kirsipuistiku tavahind. Ütleme, et õunapuistiku hind on A, pirni oma on P ning kirsi oma K. Urmas ostis 15 õunapuistikut ehk korrutame 0,8-ga, kuna sai soodustust, 3 pirnipuistikut ning 4 kirsipuistikut ja see läks maksma 392 eurot. 15 korda 0,8a-d võrdub 12a-ga. Margus ostis 8 õunapuistikut, 16 pirnipuistikut ehk korrutame selle 3/4-ga, kuna tekib soodustus ning 2 kirsipuistikut, mis võrdub 450 euroga. 16 korda 3/4 p-d võrdub 12p-ga. Me ka teame, et pirnipuistiku tavahind oli 3 euro võrra kallim kui kirsipuistiku hind. Asendame p esimeses võrrandis. Korrutades ja liites kõik välja, saame sellise tehte. Teeme sama ka teises võrrandis. Vastuseks saame sellise tehte. Meil on nüüd võrrandisüsteem tekkinud. Korrutame alumist rida -3-ga ning kasutame liitmisvõtet. Saame, et -28k võrdub -476-ga. Jagades terve rea -28-ga ning saame, et kirsipuistiku hind oli 17 eurot. Võtame ühe algvõrrandi, pannes ka väärtuse sinna ning saame, et õunapuistiku hind tuleb 22 eurot. Viimaseks peame leidma pirnipuistiku hinna ning vastuseks saame 20 eurot. Punkt 2. Kui palju oleks kogu kaup maksnud siis, kui Urmas ja Margus oleksid teinud ühise ostu? Kokku ostsid nad 23 õunapuistikut, ehk siis hind 22 eurot, saame korrutada läbi soodustusega 0,8 ning saame vastuseks ühe istiku hinnaks 17,6 eurot. Pirnipuistukeid ostsid nad kokku 19, ehk siis hind 20 eurot, saame korrutada läbi jällegi soodustusega 3/4 ning saame ühe istiku hinnaks 15 eurot. Kirsipuistikuid ostsid nad kokku ainult 6, ehk siis hind jääb samaks, mis on 17 eurot. Korrutame ning liidame nüüd terve ostu kokku ja saame vastuseks 791,8 eurot. Seega vastus on, et tavahinnaga õunapuistik maksis 22 eurot, pirnipuistik 20 eurot ja kirsipuistik 17 eurot ning ühise ostu korral oleks summa 791 eurot ja 80 senti. Ülesanne 6. Tuleb lahendada ära selline võrratuste süsteem. Alustame esimesest võrrandist. Viime kõik vasakule poole. Järgmiseks paneme terve tehte ühisele murrujoonele, korrutades esimest liiget 3x-iga ning teist liiget x-iga. Paneme lugeja võrduma 0-ga ning tekkinud on ruutvõrrand. Selle lahendamiseks kasutame ruutvõrrandi lahendivalemit. Ruutjuure alt tuleb välja 8. Saame, et x1 on -2 ning x2 on 2/3. Altnimetajast saame, et x ei tohtinud olla 0. Võtame ette järgmise võrratuse. Viime kõik vasakule poole. Lahutame x-ist 3 x jagatud 4-ga ning saame 1/4 x-i. Viime 4/3 paremale poole ning jagades terve rea 1/4-ga saame, et x on võrdne või väiksem kui 16/3. Võtame ette
X-joone ning joonestame mõlema võrratuse jooned. Mõlemaid võrandeid alustame joone tõmbamist ülevalt, sest suurima astendajaga X-id on positiivsed. Seega võrratuste vahemik jääb -2-st 0-ni ning 2/3 16/3 kaasa arvatud. Vastus on, et võrratuste süsteemi vahemik jääb -2-st 0-ni ja 2/3 16/3. Ülesanne 7. Kolmnurgas ABC on külje AB pikkus 7 cm, külje BC pikkus 8 cm ja külje AC pikkus 9 cm. Küljel AC on valitud punkt D nii, et nurk ADB on 2 korda suurem nurgas ACB. Arvutage kolmnurga ABC pindala ja lõigu BD täpne pikkus. Teeme algselt joonise, et aru saada, mida me peame otsima. Olen ka lisanud nurgad, mida me otsima hakkame. Kuna meil on olemas kõik küljed, saame esimese asjana leida pindala, kasutades Aaroni valemit. Leiame algselt P, liites kõik küljed kokku ning jagades 2-ga. Vastuseks saame 12. Sisestame kõik arvud nüüd valemisse ning saame vastuseks 12√5 ruutsentimeetrit. Leiame järgmisena beta, kasutades koosinusteoreemi. Eraldades sellest valemist koosinus beta ning pannes arvud valemisse, saame vastuseks 11/21. Võtame miinus koosinus ning saame, et beta väärtus on umbes 59 kraadi. Leiame ka alfa, kasutades sama valemit, aga seekord vahetades paar arvu. Vastuseks saame 2/3 ning võttes miinus koosinuse saame vastuseks 48 kraadi ligikaudu. Leiame nurga 2 alfa, korrutades 48 kraadi 2-ga ning saame 96 kraadi. Olles leidnud selle nurga, saame lõpuks leida lõigu BD. Kasutame selleks siinusteoreemi. Eraldame siit BD ning saame vastuseks ligikaudu 6 cm. Seega vastus on, et kolmnurga ABC pindala on 12√5 ruutcentimeetrit ja lõigu BD pikkus on 6 cm. Sellega sai esimene osa meil lahendatud. Nagu näha, ei võtnud see üldsegi nii kaua aega, kui teemad on teil selged. Kindlasti likeige seda videot, kui oli abiks ning video descriptionis on ka playlist iga aasta lahendusvideole, nii kitsa kui laia oma. Sellega on tänaseks kõik. Näeme varsti juba uues videos.